ma arvan, et kõik inimesed on elus näinud seeni ja julgemad on ka korjanud seeni. Aga see osa, mis me näeme maa peal, seda osa, see on ainult väga väikene osa. Mis sinna maa alla jääb, kui suurel alal? No sinna maa alla jääb erinevalt seeneliigist põhiline seeneorganism, mis on siis seenehüüfistik ehk seenemütseel ja see on siin ühe liigi puhul võib ulatuda kuni 10 ruutmeetrini. Nii et seeneuurija jaoks on seente maa all ikka kohe palju rohkem kui maa peal. Kindlasti ja seente mitmekesisus maa all, mida me nagu võime kaasaegsete meetoditega uurida, on ikka palju suurem kui see, mida me siin silmaga näeme, ühte või kahte seent. Kas need seened, mida me korrame mõnikord näiteks ka söögiks, on ka mükoriisaseened? Jaa, kukeseened, puravikud, enamus pilvikuid, maitsvad kuuseriisikad, need on kõik ektomükoriissed seened ehk siis ühte tüüpi mükoriisaseened, mis elavad koos siis meie erinevate puuliikidega Eesti metsades. Kuused, kased, sama sarapuu, tamm, kõik on ektomükoriisses sümbioosis. Mismoodi see koostöö, ütleme, nende seente ja puude vahel välja näeb? Seened aitavad, laiendavad, ütleme, puude või taimede, tervikuna kõigi taimede juurestikku, aitavad toitaineid kätte saada, vett imada mullast, parandavad taimede haiguskindlust ja vastutasuks saavad nad siis nendelt taimedelt ja puudelt siis ka fotosünteesi produkte, mis on siis suhkrud selleks, et siis oma elutegevust edukalt arendada ja edendada. Aga tegelikult teie uurite selliseid seeni hoopiski, mida palja silmaga ei näe, mis on maa all ja mida ei näeks ka vist siis, kui tõmbaks juurikat pidi taimed välja. Jaa, minu ja minu kolleegide huviobjektiks on sellised seened, mis on vist evolutsiooniliselt kõige vanemad taimi aitavad seened. Nad on praeguse teooria kohaselt kuskil 400 miljonit aastat tagasi tulnud koos maismaataimedega maale ja aidanud siis taimedel juured moodustada ja nende seente nimi on arbuskulaarmükoriissed seened. Eesti keeles muide on neile huvitav nimi pandud ehk siis krohmseened. Ja need on tõesti sellised seened, mis siin kõik need rohtaimed, mida te siin laelatu puisnitul näete, see meeletu liigirikkus, rohtaimede liigirikkus, kõik need taimed praktiliselt kasvavad siis sümbioosis nende seentega. Kas võib ka öelda, et nad kasvavad tänu nendele seentele? Jah, ma arvan küll. Võib-olla tänapäevases maailmas pole see päris korrektne, aga tänu nendele seentele on need taimed saanud maismaal üldse hakkama tõenäoliselt läbi evolutsioonilise ajaloo. Ja väga võimalik, et väga paljud tänapäeva taimeliigid siiski veel endiselt kasvavad tänu nendele seentele siin meil. Kui nüüd võrrelda näiteks kukeseent ja tema rolli puu aitamisel ja siis neid juure küles olevaid nähtamatuid seeni, siis kas nende töö põhimõte on laias laastus see sama? No sarnane ikka, jah. Päris sarnane on. Võib-olla ainult see sõltub sellest, et ütleme, kui meie rohtaimed, see sõltub natuke mulla omadustest, et natuke erinevad toitaineid aitavad transportida näiteks kukeseene ja tema sarnaste mükoriisaseente hüüfid on rohkem nagu lämmastikule spetsialiseerunud, lämmastiku kättesaamisele mullast, aga need siis arbuskulaarmükoriissed seened siis teooria kohaselt on rohkem aitavad fosforit mullast rohkem taimedel kätte saada, aga põhimõtteliselt tööpõhimõte on sama. Taimed saavad mullatoitaineid ja vett, mingil määral kaitset patogeenide vastu ja seened saavad fotosünteesi siis produtseeritud, toodetud suhkruid, süsinikuühendeid. Kuidas neid eesti keeles nimetati? Krohmseened. Ja krohm pidi olema mingis Lõuna-Eesti murdes põõsas. Ja kuna nendel arbuskulaarmükoriissete seente struktuur, mikroskoobis vaadates üks struktuur, kus toimub toitainete vahetus taime ja seene vahel, on põõsas ja kujuga, niisuguse neer ja kujuga ja põõsas ja kujuga, sellepärast pandi siis nimekomisjonis selline nimi nagu krohmseened. Kui palju neid krohmseeni maailmas üldse uuritud on? Ma ütleksin, et küllalt palju on neid uuritud, aga me ikka seni teame neist väga vähe, sest nad on silmale nähtamatud. Ja viimased siis 10-20 aastat on andnud meile võimaluse neid lähemalt tundma õppida.
sellepärast, et meie käes on praegu sellised vahendid, millega me saame neid uurida. Need on siis need molekulaarsed vahendid, me saame neid geenide põhjal uurida. Ja see on väga teinud nagu praeguse elu väga huvitavaks, sest nüüd me saame neid seeni uurida looduses. Me võtame taimejuure, tõmbame mullast välja, eraldame sellest taimejuurest DNA ja siis me saame kirjeldada seda seenekooslust, mis seal taime juures sees on parasjagu. Otsime siis maasikat ja sinilille. Nii. Maasikas kadus ära nüüd. Siin on maasikas. No, igal pool. Siin võib ka võtta. Igal pool on maasikas. Nüüd, kas ma räägin juurde, siis seda võiks maasikat ja sinilille ka või? Nüüd ma võtan maasika, vaat nii võikski rääkida. Nüüd ma võtan maasika. Me üldiselt täna võtame proove maasika ja sinilille proove siit laelatud ja see on nüüd siis maasikas, meile metsmaasikas, kõigile tuntud, väga armastatud Eesti rahva armastatud suvemari, eks ole? Elab koos seenega. Elab koos seenega, jätke kõik meelde. Elab koos seenega, aga maasikas on niisugune huvitav liik, et temal on üsna ükskõik, millised seened ta küljes on. Vabandust, need peavad olema arbuskulaarmükorissed seda küll, keegi ei arva, et kukeseened siin küljes nüüd on. Jah, need ei olegi juured muide siin praegu. Ta ei arvata, et need on juured. Muidugi, aga mis need siis veel on? Need on seenjuured. Kus siis maasikajuur on? No siin koos selle seenega. Seene struktuurid on siin juure sees. Silmaga nähtamatult on meil siin kindlasti ka juureväliseid hüüfe olemas. Praegu, kui ma võtsin siit selle seenjuure mullast välja, siis ma tõenäoliselt rebisin katki seenehüüfid siin mulla sees, eks ole, mis on õrnad ja pisikesed. Ja teie arvate, et see on juur? Aga kui seen on silmaga nähtamatu, siis see, mida ma silmaga näen, peab ju olema midagi muud. See on seenjuur. See on ikkagi maasikajuur, mille küljes on seened, mida ma või näen. Või see on seenehüüf, mille küljes on maasikalehed. Selge. Mis annavad seenele süsinikku. No see, kuidas me asja vaatame. Mina muidugi olen teie poolt, et ma arvan, et kindlasti on see maasikajuur, mille küljes on seened. Sellepärast, et maasikad on maitsvamad. Kahe taimeliigi vahepeal peaks kummikindad ära vahetama. Selleks, et ühe taime seenjuure DNA ei kanduks teise taimeliigi proovi DNA peale. Aga juba seal, kui me võtsime välja maasika, seal ümber olid ju väga paljud teised taimed, kas need DNA-d paratamatult muidugi, aga mis me teeme nende juurtega on see, et me tegelikult puhastame nad ära, me päris just ei steriliseeri neid väljastpoolt, aga me puhastame ära ja ütleme, et eraldame selle taime juurest kogu DNA just sellest, mis on nagu juure sees või taime sees. Ja siis pärast selektiivselt võtame sealt välja seene DNA juba järgmiste reaktsioonidega, aga algselt me eraldame kogu DNA, nii et see taime DNA ja seene DNA on seal koos. Nüüd siit me leiame sinilille. Sinilille on ka väga oluline liik. Ma arvan, kõik me tunneme sinilille kevadiste ilusate õite järgi. Ja meie uurimisrühma varasema töökogemuse põhjal on sinilill üks väga mükoriissete seente, nende arbuskulaarmükoriissete seente seisukohalt üks väga oluline taimeliik. Sest me oleme nüüd oma töörühmaga leidnud siin mitme aasta pikkuse uurimise tulemusena, et sinilill on üks väga hea mükoriisaseente võõrustaja. Tema juures on hästi palju erinevaid seeneliike ja näiteks hoopis teistsuguseid seeneliike kui maasika juures. Ja maasikas, kes kasvas siin samas kõrval, on hoopis ühesuguse seenekooslusega kui siis see sinilill tema kõrval. Nii et võtame siis selle sinilille ka välja. Kas siis võib öelda, et sinilill on väga vana taim, et ta on vanem kui maasikas võib-olla? Ma ei tea, kas ta on vanem kui maasikas. Me ausalt öeldes just praegu töötamegi nende hüpoteeside kallal, et miks see nii on. Ei oska veel öelda, sest see on nii varases staadiumis alles see uurimine. Mina ise arvan, et see on kuidagi seotud taimede valgus ja varjutaluvusega. Et sinililled on metsataimed, me teame, eks ole, kasvavad meil salumetsades ja et see tuleb sellest, et sinililled on rohkem varjutaluvad ja tõenäoliselt väga paljud seeneliigid, ka nende seente liigid, et nad on võimelised nagu võõrustama rohkem seeni oma juurtes kui maasikad, kes kasvavad siin ja seal, meil raiesmikul tihti väga, ja teine asi, mis ma arvan, on see, et sinililled on rohkem seentest sõltuvad. Aga kas ennem te just ütlesite, et kunagi tulid maismaa peale koos nende seentega taimed, et kui on ikka väga sõltuvuses taim, siis võiks arvata, et ta on just väga vana. Võiks arvata küll.
jah, võiks vabalt arvata seda, aga seal on praegu väga erinevaid hüpoteese, et see oli muidu pean ütlema väga arukas järeldus. Ajakirjanik võib endale pai teha.